Michael Rizan. Welcome to Saudi Arabia. Ma siiralt tahaks, et see töötaks. Kuidas? See ei saa. Kuidas see saab? No one more time. Kõva rikk. Meile ikka ei kingid selleks, me ikka peame võitlema läbi. 35 minti aega. Yeah, it's time. Mine otsi mulle auto, mida ma rentida saan. Ärevus tekib. Ma isegi ei jõudnud vaadata, mis vennad siin ümber kõik olid. Kõik tulid appi, aitasid, proovisime ikkagi lõpuks selle auto korda saada. Isegi rehve soojaks lasta, sest me kartsin äkki läheb pool telg kuluks. Me saime pool telja Suvemaa käest. Suur tänu. JDM Boys, ikka help JDM Boys. 91 punkti. Ongi kvalli võita. What the fuck is going on? See on hea. Meil on lõpuni välja. Yeah, fucking awesome car. Vendid panid paika või? Endid panin paika. Palju? Ma ei mäleta. 80. Okei, vlogger. Tervist! Sellist Leedu video algust polekski osanud arvata ja ma Gerdilt küsin selle ilusa video alguse ja siis hakkab see peale, mida te praegu näete. See on alles video algus või? Yeah. Pool päeva läbi juba. Ei ole, trennid on läbi. Ei no, klipid tulevad nüüd. Trennid hakkasid. Full edit. Ja tuleb mingit editit ei tule. Ühesõnaga. Kõik on teistmoodi. Nissan. 4 tiimi meeskond. Buss on sama. Treila on sama. Mörts on sama. Mingi michaelmotorsport.com. Üritus on uus. Ja tada! Ühesõnaga. Lood on nüüd sellised. Meil oli plaanis see hooaeg sõita pro-klassi Bemiga. Ja me sõidamegi Bemiga. Aga kuna meil on Baltikus läinud rookie-yeari pärast natukene kehvemini kui muidu, ehk siis miinimumprogramm, siis me mõtlesime, et miks mitte tulla siia võistlusele, panna Nissanile slick alla, testida seda natukene ja tulla Leetu sellega sõitma. Sellepärast, et miks mitte? Nissanil jõudu on, Nissan sõidab, Nissan on töökorras, Nissan on 2JD, Nissan kehtib pro-klassi reeglitele. Nii et ainuke asi, mida me tegema pidime, oli wastegate'i kontrollimine, boostcut'i eemaldamine, pilglikult eemaldamine ja ma ei tea, vaimselt ennast teiselt poole rooliga autoga sõitma tõstmine. Ega rohkem me midagi ei teinudki, õlivahetus ja värgid, aga seda te juba nägite memberite videos, kes näinud ei ole, siis mingi liituge memberite videoga. Ja ega ei olegi, põhimõtteliselt olime lihtsalt fannima, tuleb mis tuleb, kvalist punktid kätte saame on win, sest see on meil põhimõtteliselt terve hooaeg Bemiga olnud sama tulemus, nii et nii ongi. Lihtsalt tahtsin tulla fannima ja kuna paljudel oli tegemist ja paljudel oli aega, siis nagu Bemiga on kahjuks nõudlikum tiim, või no tähendab suurem tiim vajalik. Nissaniga võib, ütleme nii, et kleepsud kõik lendavad minema. Free merch. Kõik saavad free. Igatahes, mis ma öelda tahtsin? Oleks kõik sassi. Nissan fun. Nissan on fun. Nissan lihtsalt fun. Ja seda me tegema tulimegi, et saada natukene mõistus puhtaks, tuletada meelde, kuidas oli lihtsalt driftida niimoodi, et on lahe, et ei ole pinget,
ja kui me saame tandemitesse, siis me sõidame tandemeid ja sõidame nii kaua, kuni sõidab, noh. Nii lihtne ongi. Ehk siis lihtsalt pullüritus / punktide lihtsalt korjamine. Ehk siis nii on. Michael mul terve nädalavahetus öelnud, ära higista, me ainult fannime. Kõik on kuidagi hästi pinges olnud, et ei ole mõtet olla pinges. Ja nüüd me lihtsalt nagu paneme hullu. Ühesõnaga, natukene oli huvitav. Rehvi läksin soojendama, siis vaatasin, vau, miks sellel rattad rohkem keeravad? Ma ei tea, mul on siuke tunne, et selle autol keerab nagu rohkem. Ma ei tea, midagi on teistmoodi. Nissan on teistmoodi. Sellega saab backward centriga tulla kuskile viimasesse kurvi ja nagu teha pulli. Kui te kindlasti nüüd neid klippe vaatate sõidu omas ja mingi weak, siis ärge öelge nii. Ma ei ole selle autoga sõitnud, ma arvan, 1,5 aastat. Ei. Peaaegu aasta, okei, peaaegu aasta. Viimane võistlus oli Vitšketel eelmine aasta. Noh, peaaegu aasta. Mida iganes, vahet ei ole. Ma olen pidanud ennast ümber õppima BMW-sse, siis nüüd ma uuesti nagu sõidan Nissaniga. Rool on paremal, pidurid on teistsugused, kässar on teistsugune, käigukang on teistsugune. Ei ole otsekasti, ei ole midagi, ei ole antiläägi, ise oled antilääg. Lihtsalt nii kui tunned, et lähed sidurile, siis gaas peab lihtsalt põhjas olema kogu aeg. Põhimõtteliselt stardist lähed, paned gaasi põhja ja maa lased siis, kui finišis oled. BMW-ga ma sõidaks sealt piirdest hüppesse, kui mul gaas põhjas oleks kogu aeg. Et autode vahe on kindlasti, miks on taga lihtsam sõita, on sellepärast, et on aeglasem. Aga see ei ole selline rada, mis vajab aeglast või kiiret autot. Siin saab törtsutada küll, ei ole hullu midagi. Ja sellepärast me võtsimegi 225 Westlake'i, sest et see auto meil on mingi, ma ei mäleta, tünotati see eelmise aasta hooaja keskel, kui me mootori rebuildi tegime. Ma ei mäleta, siit oli mingi 640 heppa rattast, ehk siis täpselt siuke paras, et slikki vedada, aga me ei hakanud 265 panemast, et miks me peame talle koormust andma, kui me saame sõita selle 225-ga ka. Kindlasti on mingid autod, mis on kiiremad, aga siin ei loe kiirust. Siin ei loe kiirust, täpselt. Täpsus ja värgid ja nüüd ongi chill. Iga ringiga mina tunnen küll vähemalt, et ma olen nagu paremini sõitnud. Autot oleme näppinud natukene siia-sinna, sinna-siia ja nii ongi. Igatahes, lahe. Põhimõtteliselt teeme shakedowni võistlusel Nissaniga, et sellega saaks veel kuskil pullida see hooaeg, sest et see lahe auto, sellega sõitmine ei ole nii kulukas kui BMW-ga ja ma ei tea, enamus logod, kes seal peal on meie eelmise aasta toetajad ka, mõned üksikud, kes on alt ära hüpanud, siis näed uus võimalus liituda uuesti meie tiimiga ja logod on veel peal, saame BMW peale ka panna. Jah, nii et Macarena. On ju? Macarena. Stay tuned. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name.
And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?
nii, trennid on läbi ja esimene kvalifikatsiooni nii et ega siin ei ole midagi, meil oli väike draama ka vahepeal. Ühesõnaga on olemas Westlake'i ja on olemas Goodride'i ja on olemas rehvid, mis me ostsime kunagi ammu ja on olemas need, mis me ostsime praegu. Ja praegused rehvid gripivad paremini kui vanad rehvid ja me ei saanud aru, kas rajagripp tõusis või rehvi gripp tõusis või mis tõusis, aga ühesõnaga me panime nüüd need Goodride'id alla, millega oli alguses libe tamm, et me saaks kvalli sõita ja vaatame, mis saab. Loodame, et need ära ei gripi, siis et tegelikult oligi ainult rajas asi, mitte rehvis.
rall on läbi. Panime nüüd oma selle vana rehvi alla, mis meil algselt oli Westlake, aga me panime nüüd selle Goodride'i alla ja sellega esimene koll tuli palju paremini. Sealt saime vist äkki mingi 70 punkti ja sellega me saime mingi 20. koha ja siis teine run ma läksin panema, aga ma ei tea, kas see oli mu enda viga, et natukene antilagi karjunud või siis reaalselt midagi oli ikkagi, et boost ei tulnud ülesse tagasipöördes. Eks ma pärast videodes saame vaadata, analüüsida, aga jah, boost ei tulnud ülesse. Muidugi ma parandasin, esimene osa oli siuke enam-vähem parem, aga jah, siis läks auto suri ära ja enam edasi ei kütnud, nii et aga ei, hullu pole midagi, programm on täidetud, punktid on käes, top 32 on läbitud, ehk siis me ei tulnud nulli ka siit võistluselt läbi. Ja ma tuletan meelde, me tegime seda semi-pro autoga, Nissaniga. Me ei teinud mitte mingeid muid modifikatsioone, kui me panime ainult teise rehvi alla. Nii et tehke järgi või makske kinni semi-pro mehed. Pange endale Westlake alla ja tulge prooviga pro-klassi sõita. Aga ei, see selleks. Lahe on. Muidugi trenni lõpus juba väike pinge hakkas kasvama, sest et kõik oli hea ja siis järku ei olnud hea ja ma ei saanud aru, kas see on nagu minu viga või mille viga või mis värk on, aga no lõpuks saime jaole. Et jah, muidugi ideaalis võiks ju olla antilaeg ja võiks natuke rohkem jõudu olla, aga sellepärast ma seda testi natukene tahtsin teha ka, et aru saada, mida oleks vaja teha, et Nissan oleks varuautoks võimeline. Et jah, ühesõnaga, ülejäänud kõik asjad muidu kestavad ilusti, kõik on hea, tagaotsasi lendab lihtsalt 1-2 lehte, aga sellepärast see auto ongi niimoodi ehitatud, et kui ma teen tagaotsaga seina kontakti, siis see ei lenda, ühesõnaga siis ei lendaks nina järgi, vaid et tagaots lendab küljest ära ja ma saan sõitu jätkata. Tuleb odavam. Nii et jah, nüüd on tandemi koosolek ja Strelkov naerab meile. Nüüd on tandemi koosolek ja eks siis vaatame, siis hakkavad tandemid ja hakkab pulli saama.
Good job! Miinimumprogramm täidetud kotletiga. Ära ütle kotlet. No vana. Praegu on kotlet. No. Mul aeg on kotlet. Aga ta ei vedanud alt meid, välja arvatud see, et küttis sööd. See ei olnud tema süü. See oli meie viga, jah. Ühesõnaga juhtus selline tore lugu, mida varem pole juhtunud. Kütus sai otsa. Me oleme kartnud seda 2 aastat, aga näed, ükskord juhtus ära. Vaata, kui ammu pole sõitnud, siis ei tea, mis juhtuda võib. See tagaluugi võib-olla sõidu ajaks võtame küljest ära, siis ta ei vääna neid puruks või? Jah, aga jah. Ühesõnaga, kosmeetilised vead nagu Nissanid ikka. See ei ole mitte midagi hullu. Ma tean, et selle saab, palun. Küsi abi. Tõsta üles puruks. Et seda saab... See romuringi auto näeb välja. Et seda saab taastada oma algsesse enam-vähem olukorda. Ja kuna tegemist on driftiautoga ja tegemist on juba mitu hooaega sõitnud driftiautoga, siis kirepaneelid ongi sellised. Aga küll me selle taugapilsiks korda saame. Aga seega, tegelikult on ju äge. Jõudsime Leetu, kõhklesime alguses, kas üldse jõuame või ei jõua. Põhjus, miks me siia tulime, oli see, et me ei jääks oma Baltiku punktidest ilma, kuigi algselt arvasime, et rahaliselt ei mängi välja, et tulla sõitma siia, aga Bemmiga siis. Aga näed, mõtlesime ikka midagi välja. Ei jää need sõidud sõitmata. Ja tegelikult oli ju äge. Saime Nissanil katsetada Slicki, nii nagu ma rääkisin. Slicki katsetus läks suhteliselt hästi, teame mida. Ei, töötab. Töötab. See, ma mõtlesin ekraan. Ekraan lähebki safe moodi, aku saving moodi. Ühesõnaga, töötas. Sõit oli äge. Ja me saime selle võistlusega päris mitu asja. Me saime teada, mida teha, et Nissanit kasutada kui varuautona, mis on vaja uuendusi. Me saime teada, et taugapilsiks on auto valmis. Natukene ekseldasime seda olukorda, aga auto on valmis. Ma räägin, kerepaneelid on lihtne. Meil on nipukaid, meil on teipi. Teoorias ei läinud hullemaks nagu nii. Ei läinud hullemaks. No natukene mõned jupid ainult läksid kergemaks. Aga see on ainult hea. Ja tegelikult auto töötas ilusti.
jõudu tal oli piisavalt tänaseks meie seadega sättides. Ehk siis semiproks on ta täiesti valmis taugapilsiks, Sunfull alla ja let's go. Baltikus punkte ei kaotanud. Või noh, kaotasime nii nagu alati. Ehk siis top 32 ja jah, ma räägin, see kütusevärk on nagu on. Kui keegi teab kedagi, kes tahab meile kütusenäidiku panna autole tööle, siis tulge. Aga see on originaalpaak Nissanil. Ja on see paagi sisu on olemas, ehk siis see level sensor originaal, ehk siis põhimõtteliselt peaks olema easy job. Mina proovisin saada, mina ei saanud. Ma väga palju ei süvenenud ka lõpuks, sest et polnud aega tegeleda sellega. Jah, võimalik on see kõrini täis panna, aga seal lisa mingi 60 kilo, mida kaasas kanda ja sellise kerge auto puhul ja piiri peal sõites see ei ole hea. Aga see selleks. Nii et selleks korraks selle videoga kõik. Vabandan, et Gerdi montaaži ei saanud siia, kuna meil on palju projekte käsil, siis Gert lihtsalt ei jõudnud ajaliselt ja Gert on ka inimene, ta peab ka vahepeal puhkama, nii et nii on, me ei puhka. Mina siis teen teile selle video, nautige. Ma ka ei saa puhata. Sander ka ei saa puhata, isa ka ei saa puhata, ema ka ei saa puhata, keegi ei saa puhata. Mina saab, mul on nädal aega tuli. Oot, ühesõnaga. 5 päeva. Nüüd on lood nii, et pakime kokku. Jääme siia Leetu, ei hakanud kohe täna öösel tagasi sõitma. Ja mis seal ikka, näeme ennem kui järgmisel korral.